Tere hommikust jälle lastetoast. Meil on siin nii ilus päiksepasteline ilm. Aga täna siis on meil juba käes esmaspäev, uus nädal algas. Ja ma olen kuidagi täna nii energiat täis. Ma arvan, see on sellest päiksest. Et räägi. Palun mängi minuga. Tibu, ma pean hakkama pesu välja võtma. Aga tahan ju sinuga mängida. Aga tule aita siis ennal pesu kuivama panna. Ja äkki siis saame kõik koos mängida. Penelope vist ka ärkas. Penelope magas ilusti mul. Ärkas või? Peaaegu 2 tundi jälle, jube tubli. Ärkas või? Ma kuulsin, et ta tegi häält, jah. Lähme vaatame, kas ta magab või ei maga. Ta ikka liigutab. Penelope meile alati nii rõõmus. Nii rõõmus oled. Kui me sulle alati vastu tuleme siia või tuleme vaatama, kas sa magad või maga, siis ta alati naeratab. Selline armas on ta. Mis ta teeb mulle? Nii, ma nüüd olen siin arvuti taga. Teen siin tööd, ma arvutan endiselt siin söögilaua peal. Sellepärast, et mul on see arvuti monitor on vigastatud ja mida vähem ma seda liigutan, seda parem on, sest kui ma seda monitori katsun või liigun, siis need ühesõnaga siia ekraanile tekib nagu mingi triip, tekib juurde, et parem mitte seda puutuda. Aga me tellisime eritellimusmööblil ka meile siia töötamiseks eraldi nagu kokkupandava töölaua, et siis ei ole see arvuti niimoodi keset söögilauda ja üleüldse ei ole ta siin nagu ees. Ja jah, et kuidas siis läinud on jah, et praegu on siis esmaspäev ja mul on loomulikult tööpäev, ajan oma tööasju. Homme on Eesti Vabariigi pidupäev, et ma ei tea, kas ma homme tööd teen. Vast ikka teen, aga noh, praegu täna on mul nagu olulised asjad veel teha, et siin pärast käibemaksudeklareid ma tavaliselt siis tõmban neid kuu otsi kokku ja siis, mis ma veel tahtsin öelda, tead, ma praegu olengi üksi toas, et Melinda vanaisa õues kelgutavad ja Penelope on Hermanniga jalutavad, nii et mul on siin mõnus vaikne olla kodus, saan tööd teha. Jah, et tööd mul on, et tõesti, ma olen tõesti õnnega koos, et mul ikka tööd jagub. Et, ja põnevad ajad on tulemas ka tundub. Et eks näis. Tere sõbrad, head taasiseseisvumispäeva. Ma olen siin autos, just istusin autosse. Lasen natuke mootoril käia, enne kui ma liikuma hakkan, sest õues on -5 kraadi. Aga täna on siis, ma tahan teha, täna on Eesti Vabariigi aastapäev, et siis ma tahaks teha nagu ikka kilu leiba, muna, ma ei tea, kas ma munavõid teen või mis ma teen. Ma mõtlen veel, kas lihtsalt muna panen sinna kilu võileiva peale või. Aga siis ma tahaks veel teha kamavahtu, siis mul on vaja selleks külmutatud jõhvikat, mul on vaja kilu. Ma vaatasin, Boltis on kilu välja müüdud igalt poolt ja ma ostsin eile, tellisin Boltiga kogemata siis seda puhastamata kilu, aga ma ei taha seda, ma tahaks fileed. Et ma proovin nüüd leida poest ja siis jõhvikaid leida ja siis mul on veel üks pakk ka, vist on mingi, ma ei ole kindel, äkki on mingid riided, mis ma tellisin mingist X kohast, vaatame, siis ma saan teile hauli ka veel teha ja siis poest on veel nipet-näpet asju, banaani ja värki, aga hakkan siis liikuma, sest ma panin just Penelope magama, et ma peaks nüüd suht kiiresti ära käima. Penelope vist ei maga mul väga kaua toas, aga noh, siis Herman saab ta välja võtta, aga noh, Hermanil hakkab laulutund, nii et ma liigun. No nii, mul see kilujaht võttis ikka aega. Käisin Maximas. Minu nina eest võeti viimane mingisugune tundmatu päritolu, ma ei tea, mingi Leedu või ma ei tea, mis kaubad seal on, võeti viimane ära. Eesti kilu ei olnud mitte kuskil, läksin Delissi, seal oli kõik ära müüdud, tühjad letid. Läksin Rimisse ja Rimist leidsin siis mingi, ka mitte Eesti, mingi tundmatu, aga vähemalt vürtsi kilu, et filee nagu.
et vähemalt sain, aga noh, kahjuks jah, mitte Eesti päritolu, et mingi Rimi kaup. Noh, vähemalt midagi sain ja sain ka jõhvikaid. Sain veel nipet-näpet asju, nii et ma vist proovin isegi teha leivasuppi. Ma ei ole mitte kunagi ise teinud leivasuppi, aga ma nägin leivasupi segu, et järsku ma proovin. See on ka ju tegelikult suht eestipärane. Also, sorry, ma põhimõtteliselt ärkasin, panin Penelope magama tagasi ja siis kappasin poodi. Ma ei ole üldse ennast valmis saanud. Panin kiiresti riided, pesin hambad, aga ei ole ennast üldse nagu korrastanud. Sest ma teadsin, et nende kiludega on probleem, et mõtlesin, et pärast lõunat minna juba on liiga hilja, et siis on kõik tühi. Aga noh, sain vähemalt ja vaata, mis ma kokku keevitan, et Alile teeme siis Eesti toitu täna. 9, 10, 11 han salido de la niña. Oh my god, Melinda. Prinsessa. Täna olen nüüd üle pika aja. Also, vaadake, mu selja taga on sinimust valge. Täna on siis 25. veebruar. Üle pika aja sain nüüd jalutama. Kuna Hermannil on Valgas nüüd Eesti teemaline kontsert, taasiseseisvumispäeva kontsert vist. Ja siis pidin mina nüüd jalutama ja ausalt öeldes mul ei ole mitte midagi selle vastu. Ilm on nii ilus ja ma ei ole väga palju saanud ennast liigutada ka. Ja rõõmuga läksin jalutama tegelikult. Ja tee on õnneks läbitav, siin vahepeal oli nagu läbimatu, veel oli siin lükkamata ja see kuidagi see tee oli nii sogaseks läinud, et käru ei olnud võimalik läbi lükata siit. Aga praegu on kõik tipp-topp ja ma naudin. Natuke raske vahepeal, aga saab läbi ilusti. Mõndades kohtades on juba isegi asfalt välja sulanud, sest päike juba soojendab, juba on tunda kevade soojust päikeses. See on fantastiline. Ma usun, et tuleb mõnus ja ilus suvi. Aga ma ei tea, miks ma nii positiivne täna kuidagi olen, aga tegelikult ju elu on ilus. Ja eile sai ju vaba, tähendab Eesti sünnipäeva tähistatud 108 aastat iseseisvust ja vabadust. Ja loodame, et see kestab veel pikalt. See on ikka hindamatu, aga eile siis tegin kiluvõikusid, nagu ikka, munaga, sibulaga ja otsisin neid kilusid ju Viimsi poodidest. Tegin veel pasteediga, pasteedi peale panin musta sõstramoosi. Oli huvitav kooslus. Ja siis tegin tavaliselt mingid juustu küüslaugu määrdega, paar leiba. Ja magustuseks tegin kamavahtu toorijuustuga, kuhu panin ka ema aia mustsõstraid ja poest leidsin jõhvikaid, külmutatud jõhvikaid. Nii et tuli ka väga huvitav magustoit. Ja nüüd ma jäingi lumme kinni. Aga ma vist ei ole vahepeal rääkinud, et oi, ma vist jään siia täiesti kinni. Ma vist pean autotee peal minema. Aga vahepeal siis mul olid need teised, ma ei ole vist rääkinud, aga teised vereproovide tulemused tulid ka jälle näidud kõik korras, reumatoloogilisi või reumatoloogilisi haigusi ei leitud. Ja siis ütles mulle perearst, et noh, tee siis see ibuprofeeni kuur või. Et ma ei mäleta, kui pika perioodi, ta ütles nädal aega või midagi sellist. Ma ei tea, mulle tundub see vale tegevus, et kui mul põletiku näitajaid ei olnud, et miks ma peaks seda tegema. Et ma ei kavatse seda teha. Aga siis ta ütles, et ta võib mulle kirjutada saatekirja füsioteraapiasse. Nii et panen siis omale füsioteraapiasse aja ja vaata, mis füsioterapeut siis räägib. Noh, natukene on paremaks läinud, aga ikka annab tunda tegelikult. Aga mina ise arvan, et see on seotud imetamisega. See asi.
sest Melindaga oli ka ja ma siis ei tegelenud sellega, aga see läks üle. Ja praegu mul ka. Ja nagu läheb natukene kergemaks hommikuti. Päeva peale ei tunne midagi, ma olen juba rääkinud 100 korda sellest. Aga jah, vereproovid olid igatahes korras ja see peamine. No võt siis, et nii, et sellega siis on selline seis. Tere hommikust, sõbrad! Meil on käes neljapäev ja oleme jälle siin Melinda toas. Teen Melindal juukseid korda. Meil täna päev algas ikka eriliselt selles mõttes, et öösel Venelope ärkas. Ta üldse praegu kuidagi öösel väga palju ärkab. Ja nagu ärkab niimoodi, et ma pean kohe vaeva nägema, et teda uuesti magama saada. Et ta ei jää nagu kergesti uuesti magama peale söömist. Et peab nagu magama panema, nagu kussutama. Ja mingi hetk siis kell 3 või millalgi, mis ta ärkas ja siis ma nägin päris palju vaeva, et teda uuesti magama saada. Ja siis õnneks jäi magama ja siis magasime ja sügavalt ja siis kella 6 või enne 6 oli see, enne 6 vist. Tuleb Melinda nii hiirvaikselt minu tuppa ja ronib poodisse niimoodi, et ta peab kolaki oma peaga vastu minu pead. Ja ma ehmatasin une pealt niimoodi üles, et selle kolksu peale ja siis läks draamaks, nutmine, värgid, särgid. Kõik olid üleval, terve pererahvas üles. Aga tahtsin ju kutsut ju. No aga mis sa kutsud minu voodist otsisid? No, ma ei tea, igal juhul meil Melindaga on olnud siin need jutt, et ta ei tuleks enne hommikut meie voodisse, et muidu ajab Venelope üles, kõik üles, keegi ei saa magada siis. Ja siis ta vahepeal oli nii tubli siin, magaski oma toas ja ootas. Või kui ärkas, siis oli oma toas. Aga täna siis nii ja siis nii see hommik läks lappama natuke. Tere hommikust! Ma reaalselt tegin kuskil 20 minutit tagasi silmad lahti. Ja täna on meil juba käes 3. märts, kusjuures täna mul isa sünnipäev. Ma pean talle pärast helistama. Kuigi me juba tähistasime, käisime maal, juba käisime tähistamas, aga täna on siis see õige päev nii-öelda. Käisime nädalavahetusel nii-öelda ja õe tütre sünnipäeval ka siis torti söömas. Aga nüüd ma olen teel praegu Viimsisse, mul on üks pakk seal, mida ma olen nii kaua juba oodanud ja üldse kaalunud selle ostmist. Aga ma võtan ühe paki välja ja siis pärast vaatame koos teiega siis ka seda pakki, mis seal sees on. Ja räägime üldse pikemalt, mis vahepeal on toimunud. Võtsin nüüd koju ja sain oma paki. Mul tegelikult see on juba natukene avatud ka, et need on siis Nike'i jooksujalatsid. Valisin ja otsisin päris kaua, et millised on siis nagu head kõval pinnasel jooksmiseks, kuna suure tõenäosusega, kui ma alustan jooksmisse asfaldi peal ja ma mäletan lihtsalt sellest järveajast, et järvel mul oli nii hea see järvemets, kus oli nii mõnus pehme pinnas jooksmiseks, seal oli see metsarada. Aga siin mul nagu nii head kuskil tegelikult on nagu, aga ma kardan, ma arvan, selles metsas joosta. Nii, et ma arvan, et ma jooksen päris palju asfaldi peal ja sellepärast ma siis valisin sellise mudeli nagu Vomero Plus, Nike Vomero Plus. Nii, et siis millal on siuke hästi paks selline nagu, ma ei teagi, mis materjalist, siuke nagu mingi siuke hästi pehme materjal ja ta on nagu selline põrkuv või kuidas ma ütlen, natuke nagu põrkab või tõukab siin nagu tagasi ka natukene. Nii, et ma väga juba ootan, et vaikselt alustada jälle jooksmisega, eks näis, kuidas sellega läheb. Aga vähemalt on mul siis selleks nagu head jooksujalatseid, et mul tegelikult ei olnudki enam jooksujalatseid, et eks mul natuke on, ma olen varasemalt kuidagi rumalasti valinud ka liiga väiksed suurused või nagu täpselt parajad suurused, aga jooksmisel peaks olema jalanud natuke suurem. Nii et siis ma võtsin seekord 38,5 suuruse. Nii et ma arvan, et varbad saavad vabalt siin sees olla. Muidu mul lähevad kogu aeg varbaküüned siniseks, et see on ju täiesti selge märk sellest, et jalatsed ei ole õiges suuruses. Aga
jah, nii et juba lumi sulab, teed on juba paljad, nii et varsti ma arvan, et ma saangi hakata vaikselt juba alustama. Ma alustan vähehaaval kilomeeter ja nii edasi, kuni siis jooksuvorm peaks tulema võrdlemisi kiiresti. Et aga minu kondivalust rääkides, ma ei tea, kas ma olen rääkinud või ei ole, aga jah, et mul see teine mul ei ole mitte midagi leitud, et arstid vereproovide järgi ei leidnud midagi, et kõik on normi piires ja mind saadeti lihtsalt nüüd siis sinna füsioterapeudi juurde, mis tuletab meelde, ma peakski panema ajad füsioterapeuti juurde, siin Viimsis on neid. Et põhimõtteliselt ma ei ole nagu abi sellega saanud ja ikka on hommikuti on ikka valus. Juba praegu on kell on 10, praeguseks on juba läinud, aga jah, see vara hommikul, kui ma siin 5 ärkan, et siis on nagu valus. 10 on juba põhimõtteliselt läinud, et ma ei tea, mis see on. Igal juhul, jah, ma olen väga õnnelik oma jalatsite üle, et juba väga tahan neid proovida. Toas nii palju, kui ma proovisin, siis on mõnusad, aga eks see selgub, kui ma jooksen pikema distantsi nendega. Sokid tellisin ka, sokid ma vaatasin, et ei ole pakis, aga siis tuleb välja, et sokid tulevad eraldi pakiga, jooksusokid. Nii et ülejäänud asjad mul peaks olema minu meelest enam-vähem olemas, retuusid on ju sobivad kõik. Ja ma arvan, ja jope on mul ka olemas, et lihtsalt mingi kihiliselt panna riidesse ja praegu on juba plussis, et enam miinuseid suuri ei tule. Nii et ma väga ootan juba, et saaks alustada. Tere sõbrad, meil on nüüd käes juba reede, meil on 6. märts ja Hermanil oli just siin sellel nädalal kontsertide maraton, et tal oli 3 kontserti järjest nüüd siin Estonias, Pärnu kontserdimajas ja siis Vanemuises Tartus. Ja täna on tal nüüd veel üks kontsert kuskil Harjumaal. Ja mina olen lastega praegu jälle siin üleval, sest Hermanil on laulutund all ja Penelope ka siin. Penelope on juba pooleaastane, nii uskumatu, ta on nii palju arenenud ja ta on, ma ütlen, rõõm kasvab iga päevaga, et nii tore, et see raske aeg on möödas, et nüüd on nagu tõesti rõõmu on lastest nüüd palju rohkem. Mitte et ennem ei olnud, aga lihtsalt nagu seda stressi ja seda väsimust on vähem nüüd. Eks sellepärast ka, et mul on abikäsi. Hermani isa on muidugi natukene haigeks jäänud, ta käis ka seal Tallinnas Hermani kontserdil, ma ei tea, kas ta seal külmetas või mulle ei meeldi, kuidas need prillid peegeldavad. Ta vist külmetas ja ta on natuke köhib ja on tõbine. Ole ettevaatlik, kui sa sealt pea juurest mööda kõnnid. Ja ühesõnaga, aga nüüd Hermanile üldse käes on märts, plirts-plärts. Et see kuu tuleb meil jälle selline, et Herman on hästi palju ära, et ta nüüd pühapäeval vist juba lendabki ära, et suht siuke, ta vist mingi nädal aega ära, siis Melinda sünnipäevaks tuleb põhimõtteliselt tagasi ja siis jälle lendab ära nädalaks või suht koht palju on ära nüüd. Et jah, et siis ma olen koos Aliga siis. Ja siis märtsi lõpus me lähme Soome. Aga seda kõike siis jagan teiega. Ja kusjuures mul tulebki meelde, et me läheme nüüd välismaal, et mul ei ole endal ID-kaarti ikka veel ja Penelopel ka ei ole reisidokumenti. Et ma pean tegelikult kiirkorras Penelopele ka nüüd tellima. Ja ma pean pildid kuidagi tegema, ma ei tea, kuidas teha, mul mingi valge tausta peab leidma. Ühesõnaga, ma pean mingi pildid tegema. Ja vaatab siis, aga kuidas siin elu on läinud, mul on ikka see hommikune kondivalu, ma ei tea, see ei lähe üle kuidagi. Aga ma olen siin proovinud nüüd oma uute juuksutossudega jooksmas käia, nüüd mingi 2 korda olen käinud, 1 ringi teinud, see on mingi 1,2 kilomeetrit. Proovin niimoodi, ma ei tea, kas ma täna lähen, äkki lähen täna ka, teen 1 ringi, et siis tasapisi see võhm hakkaks tulema. Ja eks siis, kui Herman on nüüd ära, et siis mina hakkan neid käruringe tegema. Praegu ma ei ole üldse neid käruringe, ma pole isegi jalutamas käinud. Mõned päevad ma pole isegi õue jõudnud, häbi tunnistada. Aga jah, ja õues on täielik kevad, nii mõnus, lumi sulab.
jah, sihuke kevadine hõng on juba, et päike soojendab toa ka nii üles, et tõmbame kardinad ette, toas läheb nii palavaks, ma ei tea, mis suvel saab. Aga noh, suvel on päike kõrgemal ka, praegu ta on madalal. Igal juhul jah, ja siis praegu ongi, ootame Melinda sünnipäeva, siis on Melinda sünnipäev, siis plaanin siin praegu ka meile spa-puhkust ema ja lastega, et läheks spaasse mingi aprill äkki. Ja tööasjadega on, noh, tööd on mul kõvasti ja sain nüüd siis selle tööpakkumise natuke põgusalt rääkisin vist ennem, et see tööpakkumine, ma lähen siis nüüd ametlikult tööle. Ma ei tea täpselt, millal see käima läheb, ma ei ole veel lepingu sõlmimiseni jõudnud, aga oleme mingis osas vähemalt kokkuleppele saanud. Ehk et siis hakkan tegema tööd osalise koormusega, alla poole koormuse. Ja siis tulevikus peaksin siis sinna minema täiskohaga, kui lapsed on lasteaias ühesõnaga. Aga alustan siis väikse koormusega ja siis teen kaugtööd. Ja põnevad ajad on tulemas, et praegu proovingi siin oma firma asju korraldada niimoodi, et ma siis vabastan endale seda nii-öelda ressurssi, ajalist ressurssi selleks, et saaks minna tööle. Äge. Ma olen nii excited ja Hermannil läheb nii hästi praegu, et tal need kontserdid Eestis, mis teda kutsuti, siis neil tuleb nüüd Passione Totale tuur Viinis Saksamaal nagu Impulso tenoritega, et selline järjestiku päevad siis teevad jälle, ma ei tea, kas oli ka 3-4 päeva järjest teevad. Et nii äge ja ma loodan, et Hermannil läheb nagu tõesti paremini just nagu ka rahvusvaheliselt ja ka Eestis, et ta tahaks väga Eestis ka teha rohkem kontserte, et ta tunneb, et rahvas nagu annab talle kuidagi või ta tunneb, et tal nagu, et teda hinnatakse Eestis rohkem, ma ei tea, kas siis tänu sellele, et ta on nüüd Saksamaal olnud või, aga ta kuidagi on, ta nagu need kontserdid, mis tal olid nüüd, et ta oli nii üllatunud, et talle anti nii palju või tugevat nagu seda aplausi ja pikad aplausid ja et ta on nii õnnelik selle üle. Ja minul on ka loomulikult hea meel selle üle kõige, et jah, ühesõnaga, ma ei tea, mis ma pläkutan siin praegu, aga igal juhul ma hakkan nüüd tegema tellimust Lindexist ja siis About You'st, et mul on vaja mõned asjad tellida, mul on vaja Penelopele pidžaamasid tellida, et tal on need Lindexi pidžaamad on kõik 4-6 kuud ja need on talle kõik väiksed, et ma pean talle tellima nüüd ühe komplekti pidžaamasid, et need on nagu tõesti head pidžaamad, sest nendel on see lukk on kahesuunaline, et ma trukkidega küll öösel ei viitsi jaurata, et neid mähkmevahetusi on ikka öösel vaja teha. Et ma olen teda natuke vist ära hellitanud ka, et ma suht kohe nagu vahetan mähkmed ära, kui seal midagi on, et ma ei lase tal pikalt olla seal. Et ja nüüd ta on nagu harjunud sellega, et püksid on kogu aeg kuivad. Aga jah, ühesõnaga ma pean pidžaamasid tellima ja siis ma vaatasin ka, et ma tahaks mingit trikood või midagi, et spaas oleks midagi viisakat selga panna. Ja siis mul on vaja mõned asjad Jaagasse panna, nii et minge vaadake Jaagas. Ma panen Jaagasse veel asju üles. Minu Jaaga link on siin all. Siis mul on vaja teha tellimus endale ka About You'st. Mul on vaja mingid vaba jalatseid, et mul on ühed Nike Air Maxid, aga ma tahan nagu midagi natuke soliidsemat kui need Air Maxid. Ja mida mul veel oli? Mul on vaja mingit käekotti, sest ma ei ratsi lihtsalt selle mustaga, mis mul on praegu. Ma ei ratsi sellega niisama ringi tuuseldada, et see must, ma arvan, on erilisemateks puhkudeks. Ja ma tahaks just mingit seljakotti ka, natuke suuremad, kui mul see must seljakott on, see on natuke väike, et ma tahan, et oleks natuke suurem, et ma mahuks sinna mähkmeid ja asju ka sisse. Samas ma ei taha mingit väga suurt seljakotti. Ühesõnaga, mul on paar mõtet ja siis ühesõnaga teile tuleb kindlasti hauli varsti ja
et nii on. Ja ma olen otsustanud, et ma panen auto müüki. Et ma arvan, ma teen omal siis selle suvise hoolduse ära ja pärast seda vist panen auto müüki. Et kuna me tahame minna 2027 Hispaaniasse, siis ma mõtlen, et ma tahaks, et selleks ajaks oleks uus auto juba. Autoga nagu plaanime minna, et ma ei tea veel, kas me läheme kevadel või sügisel, aga jah, et ma tahan, et selleks ajaks oleks uus auto. Nii et praeguse auto panen siis müüki varsti. Ma arvan suve teises pooles. Nii et ma ei tea, et kui tahate autot hakata varsti vahetama, siis mul on üks hea auto varsti tulemas heade lisadega. Ja selle auto vanuse kohta suht väike läbisõit, sest ma juba Saksamaalt tellisin, tal oli väike läbisõit ja ma ise olen ka suht ainult ju kontorisse sõitnud ja vahel harva sõidan maale. Ja ühe korra käisin Hispaanias, et suht vähe tegelikult sõitnud või suht jah. Ei ole palju ringi tröbanud sellega, et tegelikult korralik auto ja ma teen ta korda ka nagu hooldused ja asjad. Ja siis see üks kõks ka, et sellega teen korda, mis ma seal parklas stangel tegin, et see saab ka korda tehtud. Nii et jah. Tere hommikust! Ma olen kuidagi seekord selles vlogis nii kuidagi hektiline või nii kaootiline ja ei ole üldse järjepidev. Ma ei tea, mul kuidagi alustan mitu korda seda vlogimist, aga kuidagi vajub ära. Ma arvan, see on sellepärast, et kui Herman on kodus, siis ma kuidagi nagu päeva jooksul, ma ei tea, meil on nagu omavahel suhtlemist ja siis kuidagi mul, kui Herman läheb ära, siis ma tahan kellegiga suhelda ja siis ma suhtlen teiega. Aga jah, Herman läks eile siis Viini ja tal on proovid. Tal on tulemas tuur seal ja tal on tulemas tuur ja Eestis oli ka tal väike tuur. Läks hästi ja nüüd tuleb tal varsti seal, ma ei tea, kas oli Austrias ja Saksamaal või oli ainult Austrias, ma ei mäleta ära. Passione Totale on see tuuri nimi. Ja selleks teevad nad proove siis, nii et ta on kaua ära ja ta tulebki nüüd täpselt Melinda sünnipäevaks tuleb tagasi. Ja mis üldse vahepeal siis toimunud on see, et meil käis koristaja jälle nüüd juba 3. korda. Tegelikult see on ikka suureks abiks, kui keegi jääb koristamas. Ma jään oma siiruni joogi ära vahepeal. Ja kus mu jutt jäigi? Tere hommikust! Käes on 10. märts. Ja ma ei tea, mul kuidagi ei tule seekord see vlogimine üldse välja. Ma ei tea, kogu aeg ma alustan ja ma kunagi ei lõpeta seda nagu, või noh, ma nagu ei jätka seda päeva jooksul. Ma iga kord hommikul alustan ja video jätkan. Igal juhul, no ma jälle siis alustan ja jah, et ma just käisin duši all, ma panen kiiresti kreemi näkku, sest kuller helistas, et ta kohe jõuab. Ta ütles, et tal on mingi suur pakk. Ma olen jälle päris palju asju tellinud. Ja noh, lihtsalt sellepärast, et ma ei saa ise poodi minna. Ja siis tuleb nagu kõike koju tellida. Ja noh, mis on vajalikud asjad, et okei, mõnikord jäävad mitte vajalikud asjad ka näppu, aga ma arvan, et me täna teeme äkki hauli. Nüüd varsti kohe pakk jõuab ja täna tuleb imeilus ilm. Ma proovin täna ühe akna ära pesta, ma ei võta liiga suurt ülesannet, ma proovin ära pesta ühe akna väljast poolt siis. Sest päikeseliste ilmadega on lihtsalt näha, kui kohutavad need aknad on, eriti välja poolt. Igal juhul praegu siis ootan seda kullerikõne. Ja Penelope on ka siin minuga, Melinda on üleval Aliga. Ja
proovin midagi siin kähku omal näoga pähe teha. On näha, et mul on siin punn ja see kõik on, teate, mida ma süüdistan? Ma süüdistan Hispaania juustu ja neid Hispaania vorste, mida me oleme siin ohtralt söönud vahepeal. Ma tean, et mul juustuga tulevad küll punnid näkku. Juustu küll me ei ole nii ohtralt söönud, aga seda salchichon või mis vorst see on, seda ma olen küll päris palju söönud. Ja ma arvan, et asi on nendes. Et proovin natuke piiri pidada, kuigi need on ju nii maitsvad ja need tuleb ära tarbida, sest kuupäevad on juba ja need on ju kallid asjad. Ei saa nagu raisku ka lasta. Igal juhul tänane päev. Täna öösel Penelope eile üldse jäi tal viimane uinak vahele jälle mingi, ma ei tea, mis toimus. Ja ta jäi seetõttu siis varem ööunne ja seetõttu siis ka ilmselt ta nüüd ärkas varem. Muidu ärkab 7, täna ärkas kella 6. Umbes tund aega ta varem ka magama jäi õhtul. Nii et vaatame, mis see tänane päev toob. Äkki ma venitan tal täna rohkem uinakuid. Äkki 4 uinakut 3 asemel. Et siis ta läheks õhtul hiljem, et hommikul nii vara ei oleks ärkamist. Ma proovin. Ja Melinda. Olen varseke. Oled või? Jah, sees tegin üleval atsu Tegid või? ja varseke olin. Oi, issand. Nii. Ja meile tuleb kohe kuller. Ja ka võtta. Suur pakk pidi olema. Kuller ütles, et tal on suur pakk. Aga tahan, et kas on juba, Ta helistab, kui ta on siin. Ei, ta veel ei ole siin. kas on siin. Tore, et kellegil on vähemalt palju energiat. Aga kas on ainult seal, aga siin on paks suur. Me oleme nüüd õues siin ja ootame. Päris soe on täna, et mul on kohe täitsa mure, et äkki Penelopel on liiga palav siin. Ta on mul selle talvekotiga, ma panin talle küll 1 kihi, aga ikkagi käe, kui ma panen sinna, siis tundub liiga nagu soe. Ja päike sirab täiesti. Ma tea, ma olen natuke mures, et äkki ta sellepärast ei taha mul magada äkki pikalt. Aga päike on tõesti mõnus, et praegu ma tiirutan siin sellepärast, et käes on jälle see tore aeg, kui on hästi tolmune. Autoteed tolmavad. Autod keerutavad seda tolmu ülesse. Puud ei ole veel lehtes, siis on alati see minu meelest aasta kõige hullem aeg. Must on kõik. Ja ma lihtsalt ei tahtnud lapsega minna sinna autotee äärde. Nii ma proovin siin majade vahel tiirutada. Ja ootan jälle kullerit. Üks kuller käis ära, juba tõi meile selle robottormune ära. Me valisime Xiaomi ja ei võtnud ikkagi seda roborokki, sest et meil on ainult ülemine korrus ja seal meil ei ole mingid loomi ega ei ole nagu mingid ülifansid masinat vaja. Natuke algul nagu Herman valis oli selle roborokki kõige viimase mudeli mingi tonn maksis. Ja siis ma nagu tõin ta maa peale, et kuule, meil ei ole vaja mingit nii, meil on nii väike elamine, väike pind üleval. 50 ruutu, ma arvan, üle 50 ruutu natuke. Ja meil ei ole koduloomi ega midagi, et minu meelest ei ole vaja nagu. Ja Instagramis ka ma küsisin Xiaomi ka nagu, mida soovitati, et me ütlesimegi Xiaomi siis mudelit praegu peast ei mäleta. Aga teine pakk tuleb mul ka nüüd. Tuleb About You'st. 2 asja tellisin sealt, et seda ma saan küll teile näidata. Aga mul oli jälle Omnivaga mingi probleem. Mäletate, mul oli 1 korral selle vutimunadega. Omniva pani mulle järvele automaati, vaata, mäletate külmadega. Õnneks kõik munadega oli korras, aga ikkagist nagu väga nõme süsteem Omniva poolt.
ja nüüd juhtus selline asi, et ma näen, et mulle pakk tuli ja äpist nagu näen, et tuli postkontorisse, aga mul ei ole võimalik praegu minna postkontorisse. Ja panin siis äpis, suunasin ümber kullerile, maksin raha selle eest veel üle 4 euro ja eile tegin seda. Ja täna tuli teavitus, et pakk on jõudnud postkontorisse jälle. Ja siis ma helistasin sinna, küsisin, mis värk on, et võtsite raha, aga pakid ei liigutanud. Ja siis täna nüüd siis väidetavalt suunasid uuesti. Ja ma nägin küll läbis, et on nüüd, paistab mulle teistmoodi. Aga ja peaks jõudma siis homme. Aga vaatame siis, kuidas sellega läheb homme. Ja nii on. Nii, me oleme nüüd jalutuskäigult tagasi ja mul on siis üks pakk siin ja seal on tegelikult see robot-tolmuimeja ka, aga ma ei hakka seda siin näitama praegu. Aga ma teen selle About You pakki lahti, et vaatame, mis siin siis mul on 2 asja siin. Võtsin siis paari jalatseid, nagu ma rääkisin, et mul on vaja lihtsalt tavalisi jalatseid. Ja siis võtsin omale ühe seljakoti, ma vist ka natuke mainisin, et jah, et oleks suurem seljakott, et mul on üks must, aga see must on nagu liiga väike ja nüüd Penelopega on mugav, kui on seljakott ja kui see on natuke suurem, et kui on vaja kuskile minna, siis kohe ma võtan ta siit välja ka. Nii. Oih, issi kiires nii tõliki siin. Oi, kui tubli. Teeme siis lahti. Siin on mul siis see seljakott. Tükk aega nillisin seda ja valisin 2 vahel tegelikult. Ma ei tea, ma võin panna siia pildid, mille vahel ma valisin. Ja tahtsin just pruuni, et mul on must käekott ja must seljakott, see pisike. Aga selline, see on nüüd oluliselt mahukam, see on nahast ja selline ta on. Siin on siis see, ma vaatasin ka, et on lukuga, siia saab panna mingeid asju, mida vaja kiiresti kätte saada. Ja siin on siis siuke mahukam osa. Arvuti mul siia ei mahu, tolmukott ka olemas. Kas keegi üldse teeb midagi nende tolmukottidega või? Mul on neid nii palju igasuguseid, ma ei tea mitte midagi nendega. Vahest lihtsalt panen mingid kingad sisse, kui vaja, ma ei tea, teatrisse minna. Ühesõnaga, suht mahukas on siit ka ja siin on ka mingid sisega lukutasku ja siis lihtsalt üks tavaline tasku. Selline. Et siit käib veel trukkidega kokku. Suht. Siis toojab ilusti. Selline ta tuli. Ja siis Melinda tuli tuppa just. Ja siis sellised jalatsed. Sellised väga lihtsad. Sellised heledad, mitte valged, aga ma ei tahtnud ka... Tegelikult ma oleks ideaalis tahtnud helesiniseid, aga ma ei tea, kas need oli välja müüdud vist, et hoopis sellised siis. Ma loodan, need on mugavad. Need ei paindu väga. No ma loodan, need on mugavad. Eks siis neis. Hallo, hommik on käes. Jälle minu vlogimine, ma ei tea, andke andeks, see vlog on täiesti läbi kukkunud, aga it is, peate sellega leppima. Luban järgmine vlog olen tublim. Igal juhul praegu sõidame siis sinna Penelope füsioteraapiasse. Penelope juba tudub mul siin kõrval ja ma ei teagi, kuidagi Hermanni isa on jälle tõbinud, ma ei tea, ta käis eile õues ja ma ei tea, kas ta ei kannata üldse seda kliimat siin. Et iga kord, kui ta õue läheb, siis ta kuidagi on haige pärast, ma ei tea. Aga ta vist ei pane ennast korralikult riidesse ka, kuigi me ütleme talle, et pane ilusti kõik kinni ja tuul on väga ohtlik. Aga nüüd ta vist oli öösel palavik ja ma ei teagi, ma pean apteegist ka läbi käima. Ta küsis mingid rohtusid, palavikulandajat ja nii edasi. Natuke jama, sest meil on juba 4 päeva pärast on Melinda sünnipäev, meil tuleb külalised.
igal juhul natuke jama jah. Ja Penelopel silmad lahti. Nii, meil on nüüd füsios käidud, liigume koju ja käisin apteegis ka, võtsin aspiriini. Ma ei teadnud, et aspiriini müüakse apteegis ilma retseptita. Ma arvasin kogu aeg, et see on retseptiravim. Aga võtsin aspiriini, Ali küsis ja võtsin veel paratsetamooli ja endale võtsin ka nohu jaoks, et mul on alatihti nohu, et väga kergesti tuleb mulle nohu. Issand jumal, mis siin Eesti Posti ees toimub. Või selle Omniva ees oli mingi meeletu rahvahulk. Ma ei tea, miks mingi kogunemine oli seal. Aga ja, nii et liigun koju. Mul peaks olema nüüd üks pakk ka kodus. Ja vaatame siis. Mul vist on demupakk kodus, ma arvan. Avame siis koos seda demupakki. Ja üldiselt kõht on tühi juba. Aga jah, eks... Füsios, mis toimus füsios? Ma olen natuke tuule peal. Füsios, öeldi, et ta Penelope ilusti keerab küll ümber oma teljekõhu peal, aga aeglaselt. Tal võtab ikka väga kaua aega, ta mõtleb kaua ja siis... Et seda lihtsalt rohkem harjutada, panna mänguasju talle külje peale ja siis käte peale toetust. Seda öeldi meile eelmine kord ka, et aga seda ma olen teinud ka, aga võib-olla võiks rohkem teha. Et seda kätele toetamist, et saaks lihased tugevamaks ja muus osas oli nagu okei. Ma ei tea, miks seda nagu nii surutakse peale, miks lapsi võiks omas tempos areneda. Et ega nad ju, kõik ju kasvame suureks ja hakkame ükskord kõndima, et keegi jää ju roomama 4 käpukile. Et selles mõttes ta on ju 6-kuune minu arust ei pea ju veel roomama. Et aga eks siis teeb nii, nagu arstid ütlevad. Et Melinda oli ka muidu natukene aeglane oma arengut, aga issand jumal, ta ju kõnnib ja jookseb praegu, et ta ei jäänud ju roomama. Igal juhul, kui nii kästakse, siis teeb, aga jah, ma arvan, et vanasti ka ju, ma ei tea, vanad eestlased, ma ei usu, et keegi nüüd tegi hullud harjutusi beebidele, et igaüks arenes omas tempos. Aga jah. Nii, jõudsin just tuppa. Penelope veel magab õnneks, et kuskil tund 40 minutit vist jalutasin. Aga Penelope on terrassil ja käisin tiiruaias. Nägin, et mul on mõned krookused. Keegi on ära söönud arvatavasti need vesirutid, et ma näen, muru peal on just need käigud. Et krookused on mul pealsed on nagu ära söödud. Mingid üksikud olid alles, muru sees nagu olid alles, aga ma ei tea siis, mis tulpe ma ei näinud, mis tulpidest saab, aga need tulbid tulevad vist hiljem ka natukene. Et jah, siis vaatasin, puudel on mingid pisikesed pungad juba ja et vaikselt loodust ärkab. Tore. Varsti peab hakkama mõtlema nende aianduse peale ka, et ma ei ole veel plaani teinud, et mis ma maha panen, aga ma arvan, ma panen tomatid, ma ei pane kindlasti kurgi peale, ma mõtlen veel suvikõrvitsad panen. Aga tomatiga ma kindlasti ei viitsi arvata, et ma panen kindlasti rohkem porgandit, vähem hernest. Eelmine aasta pool põõsast läks ussitama. Ei jõudnud ära tarbida. Ja me ei jõudnud lihtsalt korjata ja puhastada ka neid. Ja vist peab see aasta ka ühe õunapuu veel ümber istutama. Et need on selle maaküttetorude peal. Et eelmine aasta sai 3 puud ümber istutatud, et üks jäi paika veel, kas selle nüüd ühe peab ka ära istutama ümber. Et ilmselt sealt siis õuna ei saa, ma arvan, kui me ta ümber istutame sellel aastal. Eelmine aasta saime proovida. 2 õuna tuli selle. Aga jah, ma hakkan võtta riidist lahti ja ma vist teen selle demupaki lahti, mis meile on tulnud. Vaatame siia paki sisse. Esimesena lihtsalt üks messkangast, üks negikott. See on vist mõeldud pintslite jaoks, et reisile kaasa võtta.
see on minule. jah, siis ma tellisin hiljuti selliseid läbipaistvaid kotikesi nagu selliseid, kuhu sisse saab panna riideid ja asju, et siis läbipaistvad on head sellepärast, et siis sa näed, mis siin sees on. Ja kas on kaas need minule? See on sulle, jah? Ehk siis lasteriietele võtsin siuksed, mis mõõduga need on, ma ei mäleta, ma võtsin erinevaid mõõdusid. Ja ma võtsin neid kohe päris palju ja ma võtsin ka päris suuri. Et lihtsalt, kuna mul nüüd Melinda kasvab, siis mõneks ajaks ma pean Melinda riided ära panema, mis on korralikud. Paariks aastaks, kuni siis Penelope saab neid kandma hakata, et siis mul on vaja hästi organiseerida neid, ma ei tea, kas äkki suuruste järgi või midagi sellist. Nii et neid mul on juba 1, 2, 3, 4. Ja siis peavõrusid. Proovime kohe. Melinda rahulikumad. Sellised. Noh, kodus kasutamiseks, ma arvan, väga okeid. Noh, tegelikult on päris viisakad, ma ei tea, kas see valge mulle just sobib, aga meil on siis üks koristustarvete kaht tuleb siia esikusse ja siis seal ma ei tea, kas nad, nagu ma hakkan neid lahti võtma, aga seal on siis, need on sellised kinnitused, kuhu saab siis selle harjavarre sisse lükata. Ja siis nad peaksid niimoodi seal seina küljes püsima, need on nagu kleebitavad. Et siis, kui saab see valmis, siis katsetan. Siis on siin karp. Ma pean käärid võtma. Tuli seekordne tellimus 2 osas, et see tuli kiiremini ja teine tuleb mul vist mingi aprillis millalgi. Nii et ma tegin päris suure tellimuse. Ja kohe vaatame, mis on siin sees. Siin on siis selline, võiks olema nahast kusjuures. Selline, kuhu siis panna mingid trini-träni võtmed ja mingid siuksed asjad, selline alus. Selline. Ja siia peaks minema võtmed. Igast mingid trini-träni, mis mul on praegu lihtsalt mingisuguse puidust aluse peal. Aga see on siis servadega. No võtmed, koju tuleb paned võtmed ja autovõtmed ja siuksed asjad. Siin peaks olema vaas. Et ma lihtsalt huvi pärast tahtsin teada, et mis kvaliteediga see vaas on. See oli nii odav. Melinda, ära tee nii täheli praegu. Et tahaks teada, mis kvaliteediga see vaas on. Teinekord tean, kas sealt tasub tellida. Väga armas, selline kevadine, täitsa keraamiline ilus, väga korralik, siuke kevadine, mulle meeldib. Seal olid erinevad mõõdud siis ka. Melinda, palun praegu vaiksemalt. Siis üks suvine kleip. Panen pildi siia, ma ei viitsi selga hakata panema proovima, aga selline materjal, panen siis selle pildi siia kõrvale, millises tegumoes see on. Siis, no see küll on nagu kartulikott. See pidi olema voodi, või see voodiline, laualine, aga see on see kartulikoti materjal, mulle ei meeldi see. Ma ei tea, mis sellega teha. See mulle igatahes ei meeldi. Panen pildi, milline ta pildi peal pidi välja nägema. Ja siis midagi. Ja siis lihtsalt väiksed juukseklambrid.
endale. Neid ma ikka olen sealt tellinud. Need lähevad kergesti katki, aga need on väga odavad seal.